Juba käisid täna need jutud, et kui tähtis on sõna ja täna räägimegi sõnast. See on ka siin sõna. Mäletan, kui ma olin teismeline, kas 14 kuskil, siis nõukaajal levis üks kuuldus. Halliste ja Luteri kirik oli ära põletatud, seal ei olnud midagi, olid seal müürid ja seal olid mõned kolbad vedelesid ja Rootsi valitsus oli, see oli kuulu jutt, aga see oli ka sõna. Ja levis selline jutt, et sinna on peidetud suur varandus. Et kui rootslased saavad 75% endale, siis nad näitavad, kus see varandus on. Ja need jutud läksid ja need kostsid ka minu kõrva ja onupoja kõrva ja ühel hetkel me otsustasime, et me läheme varandust otsima. Võtsime labidad kirved kaasa ja suundusime bussiga siis Halliste kirikus ja otsisime siis seda kulda taga, seda peidetud varandust, aga muidugi päeva lõpuks oleme väsinud, aga leid ei leidmata. Aga sa oled üks päranduse omanik, sul on pärandatud üks pärand. Ja sellest ei piisa, kui sa tead, et sul on pärandatud üks pärand. Ja seda pärand tuleb üles leida. Seda tuleb otsida, kus see pärand on, kus see aare on. Ja eks me elu on ka nagu, me liigume kogu aeg selle varanduse suunas, mille issand meile on andnud. Aga selleks teeks me vajame kaarti, kus see pärandus on. Kui öeldakse, sul on pärandatud pärand, see on tore informatsioon, aga kus kohas see on ja kui palju seda on? Me vajame seda infot rohkem ja rohkem. Kui me läheme poodi ja ostame mingit toote, siis on kaasaski informatsioon. Eks ole, kuidas näiteks meil ostsime köögimööbli ja kui mina peaksin seda kokku panema, arvas, see oleks ikka. Muidugi mul oleks paberit vajagi, ma olen juba nii proff, et paneksin terve elu kokku vist seda mööblit. Ma tean, et emal kinkisime, 90 aastaks kinkisime talle kiigu, niisugune välikiik. Ja seal on ka info peal. Aga ma ütlen, et esimese päeval ma kokku ei saanud teda. Et oli vaja teine lisapäev võtta. Aga seal oli küll mul kõik olid avatud lahti, ma nägin, kuidas kokku paneb, aga jutus see, et see plats, kus see kiik mahtus, see oli nii jeeleks vahele, et ma ei saanud seda kiiku panna kuskil eemal kokku, et siis tõsta paika, vaid ma pidin seal selles kitsas kohas panema, siis mul käed olid lõhki ja oi. Ja samuti liikluses, kui me liikleme liikluses, me vajame teada eeskirja. Täna oleks üks väike niisugune apsakas tulnud, ma sõitsin kultuurimajast alla Aia tänavale ja see on kogu aeg, ma olen ise ka seal nagu eksinud. Ja see sauna just tuled ja keerad kohe nagu sealt kultuurimaja poole. Ja täna üks valge buss või samati ja lõikas seda kurvi, üks tuttav ja ma vaatasin, et tulebki otsa juba peaaegu. Aga ja kui ta oleks otsa sõitnud, muidugi liikluseeskirjade kaudu oleks tema süüdlaseks jäänud. Mäletan ühte toredat lugu Mustla mootorratturist, kes ei teadnud liikluseeskirju, aga ta teadis kella. Ja juhtus niimoodi, et ühel päeval ta sõitis oma mootorrattaga ja sõitis kõrvalt teelt peateele sisse bussile. Ja muidugi seal lendas ta kraavi tolmuga koos ja käsi, midagi purunemine oli ka midagi ja tuli üles ja hakkas bussijuhti sõimama. Bussijuht ütles, kuule, imelik oled või, kuule, sa tuled kõrvalt teed ja sõidad bussile mul sisse ja sa tuled veel lärmama siia. Ja mootorrattu ütles, ma vaatasin kella, mis kellas sa välja pidid minema. Ta tundis kella, aga ei tulnud märke. Ja mis kellas sa välja pidid minema. Selge see, et me vajame siis liikluseeskirja, et teada, kuidas liigelda. Kui me tea, ja kui ei ole liiklusmärke, on juhtunud ka niimoodi, siis on ju autojuhid ja mootorrattu kõik teada, on parema käe reegel. Kehtib, kui su parem käsi vaba on, siis võid liikuda. Nii et me peame teama reeglid. Muidu on väga
raskeks võib sõit minna. Mäletan, kui ma olin 13 ja ema ja isa kinkisid mulle esimese punnvõri. Ja mille lenks oli ikka selline hullem kui Arleili isegi. Ja aga mina liiklusmärki ei teadnud. Ja sõitsin vanaisa ja vanemale sinna vanaisa ja vanema juurde, aga teekond läks üle silla. Ja sild oli muidugi ära uhatud ja sinna oli väike purre ainult pandud ja seal ees oli keelumärk. Mina ei tea midagi märkidest, mina tulin sealt täie lauluga ja vaatasin, üks memm tuli vastu, vaatas ka silmad suurem, mõtlesin, las ta vaatab nüüd, kuidas minu punnvõr liigub. Mina mõtlesin, et hakkas vaatas minu punnvõri minemist, aga korra, kui see purre tuli ja vaatasin, see väike sillakene läks üle ja minu lenks oli ka 2 korda suurem juba. Ei jäänudki muud, kui sõitsin jõkke. Pervest alla jõkke alla. Süksid juhtumid juhtub, kui sa ei tea liiklusmärke. Eestimaal elades, selge see, me vajame teada ka Eesti põhiseadust, mida tohib ja mida ei tohi. Tihti ma külastan ka vanglaid, varem tihti, nüüd veidikene arvem, aga väga paljud, mõned, või mitte ütle ka paljud, aga mõned kriminaalid ütlevad, et nemad pole üldse süüdi. Et täitsa süütult istuvad seal, tegelikult pooled vangid istuvad täitsa süütult, nad ei ole millegi süüdi. Kõik teised on süüdi, aga mitte nemad. Aga mõned julgemad ikkagi julgevad öelda, et ma olen süüdi. Et ma olen eksinud ja ma tean, et ma olen süüdi. Ja ma sellepärast olen siin. Aga mõned on, ei, mina pole süüdi, vaat tema tegi niimoodi ja tema naamoodi ja kõik on süüdi. Aga nüüd, kui me elame Jumala sõnale, või tähendab, elame oma elu Jumalale, siis me peame ka teadma teatud reeglid, teatud eeskirju, teatud nõudeid. Me vajame abi, kuidas elada elu koos Jumalaga. Nii et me vajame samuti ühte juhendit, eks ole? Nii et me vajame piiblit. Ja tohutu tähtis on piibli lugemine. Ja kohe varsti ma selgitan, mille jaoks on see tähtis. Muidugi Kaimole julgustuseks ja kes hommiku vara õnnistab, seda nimetatakse sajatamiseks. Aga hea on lugeda piiblit. Ma mäletan, mul oli üks vend oli, kes oli ka siukene, kes ajas mind marru vahepeal ja sõitsime autoga ja ta ajas vahepeal mind nii marru ja me hakkasime niimoodi nagu kisama üksteisega ja ühel hetkel ta nagu tõmmas tagasi, võttas piibli lahti ja hakkas kõva häälega piiblit lugema. mul sai veel viha, kuule, mis sa piiblit loed, räägime selle asja lõpuni või. Aga tema oli kohe hakkas piiblit lugema, nagu see oli niisugune kavalus tal. Aga muidugi hea kavalus. kui läheb raskeks, hakka Jumala sõna lugema. Pean Jumala sõna lugemist väga tähtsaks oma elus. Nii et nagu te olete kuulnud ja teate, ma olen piiblit üle 30 korra kaanest kaaneni läbi lugenud. Teen seda iga aasta. Ja mitte ainult ma ei loe piiblit kaanest kaaneni, vaid ka mõnikord võtan tundide viisi võib-olla aega, kus ta valmistad jutlust ette, sa lehitsed ka piiblit, vaatad siit ja mingi sõna ilmutab sulle, vaatad sealt. Nii et ma loen Jumala sõna küllaltki tihti ja hommikuti, väga eriti hommikuti, kui ma üles tõusen, see on minu prioriteet. Aga nüüd, kui elades oma elu Jumalale, aga kui ma lähen alguse poole, siis ma küsin üks küsimus, et kuidas tuleb usk meie südamesse? Kuidas ma hakkan uskuma Jumalat? Ega ta lambist ei tule vist niimoodi, et kuskile, ma sain usklikuks. Ma ei ole kuulnud äkki mõni ütleb, ma sain usklikuks. Ikka keegi peab nagu midagi rääkima või eks ole. Ja Jumala sõna tegelikult ütleb meile siis selline kirjakoht, järelikult usk tuleb kuulutusest. Aga kus siis kuulutus tuleb? Kuulutus tuleb Kristuse sõna kaudu. Keegi peab ütlema sõna välja. Keegi ütles sulle, keegi ütles mulle, rääkis usust ja see pani mind mõtlema. Ja mida rohkem räägiti, mida rohkem kuulsid, seda rohkem tekkis usk minu südamesse. Juhan Liive, kes luuletas kunagi, et see üks väike helin helises mu rinna sees.
aga kui ma kasvasin suuremaks, siis helin läks rinnases tugevamaks. Midagi selle mõttega. Ja mida rohkem me uurime Jumala sõna, mida rohkem me kuuleme Jumala sõna, seda tugevam usk tekib meisse. Usk olukordade suhtes, usk valiku suhtes, elu on täis valikud, aga sa usud, ma teen õige valiku just nüüd. Ja sa teed ja tänad Jumalat. Õige asja ostmine. Usud, et see on kõige õigem ost, mida ma teen. Ja pärast ma küll oli hea, et ma tegin seda. Ja mõnikord on väga rasked valikud meil elus. Aga usk annab jõudu, otsustusvõimet, teha õigeid otsuseid. Nii et usk tuleb kuulutusest ja kuulutus tuleb Jumala sõnast. Minuga rääkis Jumalast minu pastor, kes uuris piiblit pidevalt ja rääkis neid sõnu mulle. Mitte tema sõna, me võime külajuttu ka rääkida, aga see ei tekita usku meile. Nagu Kai ütles, me võime külajuttu rääkida, võime ise sellesse ka samuti külajuttu nii hea rääkida. Olete nõus? Eriti teistest taga rääkida. See on nagu... Tihti on meil meeldib rääkida teistest kui iseendast. Aga sõna teeb oma töö. Selle suhtes on hea sukelduda Jumala sõnasse. Ja Jumala sõna distsiplineerib ka meie elus. Ja ühel hetkel sa ei tahagi nende tagarääkijatega kaasa minna. Ühel hetkel sa ei tahagi halvasti rääkida oma lähedasest, või ligimesest või sõbrast või sõbrannast. Ühel hetkel hakkad äkki palvetama tema pärast. Kuigi ta võib-olla tegi sulle haiget või mida iganes. Ja Jumala sõna hakkab meie sees ühte vormi leidma nii, et Jumala sõna teeb oma tööd meie sees. Sõna ütleb, et ta teeb kuni lõpuni, kuni tema järgi tuleb. Ta teeb oma tööd meie sees, pidevalt. Ja kunagi ei saa me öelda, nüüd oleme ülini täis usku, rohkem meil ei ole vaja. Ma ei ole leidnud, et nüüd on kõik nii usklikud, meil ei ole vaja rohkem mitte mida. Kõik on täiuslik, on kätte saadud, kõik kogu lugu. Viskame lusika nurka ja nüüd puhkame hingame. Usk tuleb kuulutusest ja kuulutus Kristuse sõna kaudu. Teine kirjakoht ütleb meile niimoodi, et tema on oma tahtel meid sünnitanud, mille kaudu? Tõe sõna kaudu. Sõna kaudu on meid sünnitatud uueks. Et me oleksime otsega uudse vili tema loodutes seas. Me saame usku ja nüüd Jumal tegelikult sünnitab meid uueks. Mäletate seda lugu Johannese evangeeliumist, kui Nikodeemus, üks kirjatund variser, läks Jeesuse juurde ja ütles, tunnistas Jeesus, sa oled jah üks Jumalast, et sa oled üks tubli mees ja Jeesus ütles, et Nikodeemus, sa pead uuesti sündima. Ja ta mõtles, kuidas ma pean uuesti sündima, kas ma pean siis ema üsasse tagasi minema, kuidas see saab sündima? Ja Jeesus ütles, see sünnib veest ja vaimust. Me peame sündima uueks. Läbi Jeesuse Kristuse usu me sünnime uueks siin maa peal. Mitte, et sinu vorm midagi muutub, vorm jääb samaks. Kahjuks jah, ma ei muutunud ilusamaks, kui ma võib-olla muutusin, ma ei tea ka. Aga kui me tuleme Kristuse juurde, võib olla küll, et meie silmad hakkavad rohkem särama ja rahutunne tegelikult ei too nii palju kortse meile. Usk distsiplineerib, juhib meid edasi ja võib ka see olla, tegelikult ma mõtlen, et ma olen näinud enda neid prototüüpe, kellega võib-olla, kes on jäänud selle alkoholi küüsi ja ma näen nende vormi, siis ma mõtlen, midagi on nagu muutunud küll. Aga Kristus tegelikult sisemiselt sünnitab meid uueks. Minu sisu muutus uueks, kui ma hakkasin uskuma Jeesus Kristust. Tekkisid uued mõtted, uued võimalused, uued prioriteedid, uued valikud. Minu stiil muutus, minu mõttekäik hakkas muutuma. Ja korraga ma tunnen, et see ei ole enam see Kuldar, kes oli. See on teine Kuldar juba. Ja mõni ütleb ka, kuule, kuidas see sinuga jutt, sa olid ju see vana joodik. No olin. Aga Jumal muutis mind uueks.
Ja tänapäeval on muidugi raske öelda, et ma olin vana joodik. Keegi ei usu seda. Ütled, sa oled kogu aeg selline olnud. No tore, kui vähemalt mõni mõtleb niimoodi. Nii et usu kaudu, tõesõna kaudu meid sünnitatakse uueks. Sõna annab usku, sõna sünnitab meid uueks. Ja milleks me vajame siis sõnas ja usku, sest ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes teda otsivad. Ta annab palga neile, kes teda otsivad. Sõna kasvatab usku, sünnitab uueks ja see on Jumalale meelepärane. Sest ta tahab anda meile palka siin maa peal ka. Mitte ainult taevas, et see igavene elu. Ta tahab ka maa peal meile maksta. Kui me käime Jumalas, sõna räägib nii palju, et meil ei ole milleski puudu. Haljale aasale paneb ta meid lebama, hingamisveele saadab mind, ta kosutab meid rasvaste roogadega. Ainult õnnistus on sinu kohjas. Isegi need raskused ja tormid, mis sinu ellu tulevad, Jumal teeb ka need õnnistuseks. See on huvitav. Mõnikord küsib, kuidas see võimalik nüüd on. Aga seda teeb Jumal. Isegi mõned rasked ajad võib olla meil, mõnikord haigused, mida iganes. Aga Jumal võib ka selle kaudu muuta inimese õnnistuseks. Ma käin külastan vanglat ja vanglast ma ütlen, et neil on see üks õnnistusaeg. See küsis, mis õnnistusaeg mul siin vanglas istuda on. Ma ütlesin, kui sa ei oleks vanglas, sa poleks kunagi kuulnud Kristusest. Aga nüüd sa tuled siia kabelisse ja kuuled Kristust. Üks õnnistusaeg sul. Nii et Jumala sõna on armsad sõbrad kokku võtta ja tegelikult õpetusest, juhendist, eeskirjast, seadusest, mille järgi me võiksime elada Jumalale. Ja elades oma elu Jumalale peaksime järgima ühte käsku, mis ütleb armasta oma Jumalat ja oma ligimest. Ja ta ütleb seda kõigest vaimust, kõigest ihust ja hingest. Kõigest nendes kolmes komponendis, et me armastaksime Jumalat ja selle kaudu me suudame armastada ka oma ligimest. Ilma Jumala armastust on väga raske armastada ligimest, kes teeb meile valu. Ilma selle Jumala armastust on seda täitsa võimatu taluda. Aga Jumala armastus aitab meil mõista oma lähedasi. Nii et ta annab meile jõudu, ta annab meile rahu. Ja korra kogeme, küll on hea see Jumal rahu. Küll on hea olla tema hingamises. Ja mina mõtlesin küll, et kuidas see sõna, kui ma tulin Jumala juurde, ma karksin uias, mõtlesin, kuidas see sõna asi, kuidas see muudab minu elu. Raha muudab minu elu. Kuidas sõna saab muuta minu elu? Ja ma nagu, kui pastor rääkis, keegi oli mul võlgu ja pastor ütles, anna andeks, et su elus muutub. Kuidas saab muutuda, kui ta oma võlg ära ei maksa minu? Kui raha on olemas, siis hakkavad asjad muutuma. Ja huvitav, kuidas see sõna hakkas oma tööd tegema. Ta hakkas vormima ja ühel hetkel olidki nagu lahenduste juures. Ja mõtlesin, vau, Jumala sõna on ikka nii elav ja nii vägev, et ta toob lahendused kõik, mida me vajame meie ellu. Nii et miks ma peaksin tundma Kristust ja järgima Jumala sõna selleks, et saada igavesse ellu ja pääseda põrgust? Väga lühike vastus. Kui keegi küsib, miks sa usud? Pääseda põrgust ja minna igavesse ellu. See on minu lõppsiht. See on see, mida ma kätte saan. Aga sinna liikudes Jumal teeb selle elu ka põnevaks. Ega seiklust otsimine on ka alati üks põnev asi. Ja teine mõte, mida ma tahaks veel sellega kaasa tuua, on see, et kunagi ostsin sellise asja Handymanist. Ma ostsin Espakis selle toote. See on digitermomeeter, et sul paned ühe asja, paned selle mõõduki, paned sinna välja, et see on juhtme vaba ja teised on tuppa. Ja mina vaatan, teen kõik asjad ära, panen patareid sisse puha ja panen kapi peale ja panen teise asja ilusti välja, kõik patareid on sees, aga vaatan, tead, numbrid ei muutu. Mõtlen huvitav, kas patarei läks valepidi või vaatan kõik asjad ära, kõik on õige.
vaatan juhendit, kõik on õige. Aga numbrid ei muutu. Ja muidugi siis tekib järgmine järeldus, ma olen katkis asja ostnud. Tavaliselt Mirjam kuuleb kogu aeg seda, et see on katki ja Mirjam ütleb, loe juhend läbi. Aga juhend oli ka läbi loetud, aga ikka näe, numbrid ei muutu. Ja võtsin kaasa, mõtlesin viha täis ja läksin Espaki ja andsin müüjale, ütlen, ma olen põruks asja ostnud. Et näe, numbrid ei muutu siin, kõik patareid, kõik on sees, aga numbrid ei muutu. Ja siis müüja minu silmal võtab selle kile pealt ära, sealt kile katte, kus olid numbrid peal. Ja siis hakkasime mõlemad naerma. Ja siiamaani, kui ta näeb mind, naerab jälle. No kui rumal ma võisin olla. Et siuke väikene asi. Aga ma ei tajunud ära, et see siuke asi peal on. See oli täpselt originaalis, nagu kõik nagu numbrid peal. Ja teate, maailma inimestel on ka kate silmades. Nad ei näe Kristust. Nad ei tunne Jumala sõna, sellepärast ei ole võimalik kogeda ka Kristust. Juudid on siiamaani, öeldakse see vana testamenti, ainult see vana testament on ka kate peale patud, nad ei näe Kristust selle sees. Tiia luges Jesaja kirja, meile sünnib laps 700 aastat enne Kristust, vana testament. Meile sünnib laps, tema õlgadel pannakse valitsus. Teda nimetakse imeline nõuandja, vägev vürst. Ta räägib Kristusest juba. Aga juudid ei leia praegu seda, et see räägiks Kristusest. Nad mõtlevad mingist tulevikust kuningast. Ja neil on kate peale pandud, täpselt nagu maailma inimesel on kate peale pandud. Ja kui Jeesus rändas väga tihti, ta tõstis ka, ütles siukesse lause, et silmad teil on, aga ta ei näe. Kõrvad teil on, aga ta ei kuule. Miks siis kate on silmades? Ja siukene, see ütleb ka sama, et testamendi lugemise peal sama kate, seda ei kergita, sest see eemaldatakse alles Kristuses. Kui inimene hakkab uskuma Jumalasse, Jumala plaani läbi Kristuse, siis see kate eemaldatakse. Ja ühel hetkel sa hakkad kogema, et piibel on elav sõna. Ühel hetkel sa hakkad kogema, kuidas vaim sind juhatab ja juhib. Ühel hetkel hakkadki kogema seda õrna häälekest, mis hakkab juhendama sind. Ja see on nüüd, ja mõnikord läheb see täitsa mõistusele ka vastu meelt. Ega Jeesus ei olnud ju väga mõistuspärane, kui käis vee peal, tegi need haiged terveks, keda meditsiini suutnud aidata. Surnud äratas üles, see on ju väga mõistuslik. Pimedale pani muda silmade vahel, see on ju mõistuslik. See oli nagu inimlik isegi. Aga ometi imed toimusid. Vägevad teod toimusid. 1000 inimesed järgisid Kristust. Sest tal oli elav sõna. Ja paljud ütlesid, et ta ei õpeta nagu kirjatundjat, vaid ta õpetab, kellel on nagu meelevald. Kui ta rääkis, siis ta käitus ka niimoodi. Ta tegi neid imesi. Kui ta ütles, siin usk on sind aidanud, siis inimene koges, et ta on saanud abi. Kui ütles, sa terveks, sa nägijaks, siis niimoodi toimuski. Sõna sai elavaks. Aga keegi pidi pimedale ütlema, et sa nägijaks. Keegi pidi kuuletuma Jumalale. Ja Jeesus seda tegi ja Jeesus kuuletus Jumalale. Ja Kolossa 3. või 2. peatükk ja 3. salmis tegelikult või 2. salmis ütleb, et julgustada nende südameid, kes on kokku liidetud armastuses ja täieliku mõistmise kogu rikkuse, Jumala saladuse Kristuse tunnetamises, kelles peituvad kõik tunnetuse, tarkuse ja tunnetuse aarded. See on see aare, mida Jumal tahab meile näidata. Tarkuse ja tunnetusaarded. Me ütleme, maailm ei ole nii tark kui Jumal. Ja kui sa elad Jumalas, siis sa koged, et maailm paneb mööda. Väga paljude asjadega, mille peale pannakse tohutud rahad ja oletatakse, et see päästab meie loodust või päästab meie maailma, nad panevad mööda. Ja see, kõik on ette määratud juba. Ja miks nad panevad mööda, siis see on määratud niimoodi.
Ja sõna ütleb ka, maailma tarkus on jõledus Jumala ees. Maailma tarkus on jõledus Jumala ees. Ja sellepärast maailma tarkus ei taha aktsepteerida Kristust, ei taha aktsepteerida tema sõna. Kui inimesed käituksid tema sõna järele, ma arvan, inimesed ei reostaks seda maailma. Ma arvan, inimesed mõtleksid palju rohkem. Mida rohkem inimesi, kes usuvad Jeesus Kristust, seda vähem probleeme. Kui abi oleks täidetud kristlastega, ei oleks probleemi tööst, ei oleks probleemi mingisugust. Ainukene asi on see, et arstid peavad ümber õppima, sest kõik on tervendatud. Suur rõõm on selles linnas. Omal ajal apostlid, kui käisid kuskil külades, tegid haiget terveks, suur rõõm tuli sellesse linna. Tollel ajal olid need pidalitõbis, tänapäeva võib öelda vähihaiged. Kõik saavad tervendatud Jeesuses. Ei ole probleem. On vaja sõna, kes julgeb öelda, Jeesuse Kristuse nimel ole terve. On vaja kuuletumist issandale. Ja on vaja sõna, et seda välja öelda. Ja on keegi, kes tahab, et see kate oleks kogu aeg sinu ees. Et sa ei kuuletuks Jumalale, et sa ei kuulaks teda, et sa ei näeks teda. Ja selline tegelane käib kogu aeg siin ringi ja luurab, otsides kohta, keda neelata. Isegi kristlasi. Isegi kristlasi. Paljud on allanud. Paljud on lõpetanud. Mul oli üks Facebookis üks inimene, keda ma ka isiklikult tundsin. Ta ütles, ma ütlen lahti Kristusest. Ma ei taha enam. Ma ei tea, mis teda häiris. Aga paljud on ka allanud. Ja see on väga tõsine võitlus, mida me peame võitlema. Aga mis teeb meid võidukaks? Jumala sõna. See on nagu mõõk meie käes. Sellega me saame kuradile vastu näppa anda. Ta võib nende mõtete ümber käia ja anda igast lolle mõtteid, aga me võtame seda Kristuse sõna kuulmise alla. Meil on Jumala sõna, meil on võimas relv anda talle vastu nina. Ma ei pea pelgama seda. Aga mulle meeldib see mees. Mulle meeldib seda järgida. See toob rahu sellele maailmale, mis on praegu nii ärevaks aetud. Need sõjauudised ja kaevikud, mida peaksime kaevama ja kus peaksime põgenema kogu aeg, seda kogu aeg nagu püütakse nagu õhutada seda hirmu meis üles. Tunne ikka hirmu ja tunne, et ma ei tunne hirmu. ma ei tea, kas ma olen rumal või ei ole rumal, aga ma ei tunne hirmu. Ja ma arvan, kui me hoiame kinni Kristuses, me ei pea kartma. Me ei pea siin maailmas kartma. Hoolimata sellest, mis toimub meie ümber või isegi mis võib meie maale juhtuda. Ma ei tunne hirmu selle ees, sest ma elan oma elu issandale. Ja mina usun, et temal on kontroll kõige üle. Ja läbi sõna ta annab mulle julgust ja usku. Sellepärast ma loen Jumala sõna, et minu sees oleks üks julgustuse vaim, üks usu vaim. Ja selle poolest Kaima pead kuulma vahepeal. Keegi. Et see, mis Saalomon ütles, see oli Vanast testamendist, täna oleme Uues testamendis, et see sõna tegelikult vormib ja teeb oma tööd meie sees. Ja see on hämmastav. See on tohutult võrratu. Ja ma saan aru, et tegelikult see on kõik meie juhend ja käsiraamat, kuidas elada seda elu. Et tunda lihtsalt seda rõõmu, tunda lihtsatest asjadest rahu. Jah, tuleb vahepealt ega selles suhtes ka, et Jumal ei ehita meile korstnaid ega Jumal ei remondi ka meie korterid, mida iganes. Tuleb vaeva näha. Ja siiamaani mul täna ka, ega kael valutab, eile oli 8 või rohkem 8 tundi paatsin seda üleval lage, kuidas ma rulliga panin. Ja päeva lõpus vaatasin ikka asi välja ei tulnud. Kõik oli kirju-mirju. Aga pole midagi, alustame jälle otsast peale. Peame jälle otsast peale alustama. 3 korda suured laed värvisid 3 korda ära ja täna pean jälle uuesti alustama. Kujutab pilte, ja värv pidi olema uus. Ma just värvisem, viga oli selles mehes siin. Ja selles täiku. Aga pole midagi. Nii et maailm käib vaimu pimeduses, tühjust taga otsides.
Neil on silmad, aga nad ei näe Kristust. Neil on kõrvad, aga nad ei kuule Jumala häält. Sest usk ei ole nii populaarne. Üks generatsioon ei ole nii fun. Tänapäev ütleb, ei ole nii in. Järjest sõnavara ma vaatan, et mida noored räägivad, seal 3 tähte ja see on 3 sõna juba. Ma ei saa mitte milleski enam aru varsti. Uus generatsioon vist räägib juba, ma arvan, terve tõde ja õiguse 3 lausega läbi vist. See on huvitav. Aga mis ma siit alla. Ma toon lõpuks ja mul üks kirjakoht vist oli ka ja ei olegi kirjakohta sinna alla. Ma ei pannudki seda, aga see kirjakoht on Jaakobuse 1.17 ütleb, iga hea and, iga täiuslik kink tuleb ülalt. Valgus seisalt, kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Mirjam on jaganud teil väga palju meile andidest, Jumala andidest. Merka mäletab, rääkis väga palju kingitusest, mis seal sees on kõike. Ja see and ja kingitus on antud meile selleks eluks, et seda kasutada. Jumala sõna on kõige lihtsam ja kõige parim kingitus meile. Lugeda seda, selle kaudu tekib usk meie südamesse, selle kaudu me sünnime uueks ja selle kaudu me võime liikuda Jumala väes. Me ei pea midagi kartma. Kas töökaotust või midagi või sõda või mingit pandeemiat või mida iganes. Sest Jumal hoiab omi. Jumal kaitseb omi. Kui meie hoiame Jumalast kinni. Ja või lõpetuseks üks tore näide, kuulsin piiskop Märt Vähi rääkis, oli Inglismaal ja väga toredal tänaval, ilusal kuulsal tänaval ja nägi üks Inglise härra. Väga viisakas, ilusa ülikonnaga, ilusad kõik nagu perfektne ja kannab silti. Üks silt on siin kõhu peal, teine silt on selja peal. Esimene silt ütleb, ma olen hull Jeesuse järele. Ja kui ta Märdist mööda läks, tagapool oli kirjutatud, kelle hull sina oled? Kelle hull sina oled? Nii et tegelikult, kas me oleme hullud Jeesuse järele või oleme hullud millegi muu järele? Et täna, nagu ka Tiia ütles, et me saame täna oma südamed läbi katsuda, kes on Jeesus meile. Kui jüngrid ütlesid, Peetrus ütles, sina oled Messias, elava Jumala poeg, siis selle sama lause pärast löödi ka Jeesus risti. Kui ülempreester küsis, kas sa oled Messias, elava Jumala poeg ja Jeesus ütles, jah, olen. Ja öeldi, mis tunnistus meile veel vaja. Ta on pilganud Jumalat. Aga täna ta ei ole pilge, vaid täna ta ongi Messias, elava Jumala poeg. Ja aga maailma jaoks jääb ta ikka pilkeks, sest ta ei tunne Kristust. Ta saab tunda Kristust ainult meie sõnade kaudu, kui me kuulutame neile sõna. Ja neisse hakkab tekkima ususeeme. Ja Jumal ütleb, kui seeme hakkab, ta ei tule tühjalt tagasi. Ma ütlen, et on perioode olnud, kus ma olen omal ajal vanglas, rääkisin nii palju poistele Jumalast ja mõtlesin, kus need viljad on. Aga mulle meeldis, kui ühe korra Kopra talus ja minu 2 sõpra olid seal ja ütlesid, kui oleks Kuldar olnud seal. Vau. Tore. Jumala sõna teeb oma tööd. Ja mõnikord läheb aastaid, 20 aastat. Mõnikord läheb rohkemgi, aga ta teeb oma tööd meie sees ja teiste sees, kelle me räägime. Võtab aega. See ei ole niimoodi, et kevadel külvan ja sügisel lõikan. Tahaks, et oleks, et niisugused protsessid oleks kohe. Aga ta võtab vahel aega, inimese süda on niisugune kivine ja seda vajab kobestamist. Aga me saame panna sõna kasvama ja kui me teeme head, see ongi nagu talle see on kobestamine, et see seeme läks kasvama, kui me külvame kas ususeemed sinna sisse. Ja Jumal laseb kasvada sellele, ega meie ei saa rohkem midagi teha. Ja ma ütlesin, et ta tundus usku, näe kuulutasin, no mis ma teha saan? Aga sõna on sees ja ta võtab oma aja. Nii et need mõtted, mida ma tahtsin teieni tuua, et hoia Jumala sõnast kinni, sest see annab meile usku. Mida rohkem me loeme, seda tugevamaks muutub ka meie usk.
eriti nendes rasketesse kannatustesse, kui me tekivad need olukorrad. Me oleme sündinud Kristuses läbi usu, läbi selle vaimusõna, mida issand on meile andnud. Ja me saame järgida Kristust, sest usk on meelepärane issandale, usk temasse on meelepärane. Uskuda võib kõik, aga usk temasse on meelepärane, sest ta tahab anda meile palka. Ja palk ei ole ainult mitte taevas, vaid ta annab ka maa peal meile palka, et meil ei oleks milleski puudu. Et kõht oleks täis, rõõm oleks hea. Või mis asi, nüüd ma panin 2 asja ühte ja, et sul oleks rõõm südames. Ja sa võiksid nautida igat momenti. Mulle meeldib piiskop Märdika mõtted, kui me olime juhatuses, ta ikka loeb oma päevi. Kui palju tal on jäänud päevi 80 on. Ja seda ja tema poeg Kanadas ta püüab ketiga nagu puukilg hoida, et ta paneb praegu siukse tormiga jookseb, et tal on nagu isast kahju, et isa paneb siia sinna kogu aeg, et võta ainult üks asi, aga ta ütleb, mul pole aega enam. Aeg läheb liiga kiiresti edasi, mul ei ole aega selleks. Sellest ta haarab siit ja sealt ja teeb siukseid vägevaid asju siin, sest Jumal on andnud vägevat teod tema kätte. Ta kasutab seda lihtsalt, ta teeb seda targasti. Aga Jumal on ka sinu kätte midagi andnud. Nii et otsi see ülesse. Ta on andnud meile need tunnetuse ja tarkuse aarded meie sisse. Ja Jumala sõna aitab, et sa kogeksid seda enda sees. Nii et ole väga õnnistatud sellega. Aamen.